Riski väljendatakse ohusündmuse realiseerumise võimalikkuse ja potentsiaalse kahju kaudu. Sarnaselt tavasüsteemide riskikontrollile põhineb ka tehisintellekti riskikontroll loodud kontekstil. Konteksti loomisel kaardistatakse olemasolev süsteem ja määratakse riskide aktsepteerimiskriteeriumid. Konteksti loomisest rääkisime lähemalt 3. videos. Riskikontroll koosneb 3 põhilisest tegevusest: riskide identifitseerimisest, analüüsist ja hindamisest. Riskide identifitseerimise käigus tuvastatakse riskid, selgitatakse välja, millised riskid on organisatsioonile relevantsed ja kirjeldatakse need. Riskianalüüsi käigus tehakse kindlaks riskide põhjused ja allikad. Organisatsioon peab iga ohu puhul hindama ohu realiseerumise võimalikkust ja potentsiaalset kahju. Sama ohu tõenäosus ja realiseerumisel tekitatud kahju võivad olla erinevate organisatsioonide jaoks erinevad. Vahel on kasulik võrrelda erinevate lahenduste riske, et valida organisatsiooni jaoks sobivaim lahendus. Näiteks, kuigi pilvteenuse andja pakub tehisintellekti mudeli kasutamist soodsamalt, kui väike organisatsioon suudaks omaenda pilve puhul seda teha, võib pilvteenusest sõltumine tuua kaasa riski, et lekivad tundlikud organisatsiooni andmed või et neid kasutatakse eesmärgivastaselt. Riskianalüüsi tulemusel saadakse riskitasemed, mida hindamise käigus võrreldakse riskide aktsepteerimiskriteeriumitega, et teha kindlaks, kas tuvastatud riskide tase on aktsepteeritav. Iga tehisintellektisüsteemi komponendi puhul hindame riski huvipoolte kontekstis. Selle seose leidmine on lihtne konteksti loomise käigus koostatud nähtavustabeli järgi. Iga tuvastatud huvipool komponent paari puhul analüüsime ja hindame 3 tüüpi riske. Riske, mis on seotud tehisintellekti endaga, infoturbega ning seadusandlusega. Infoturvariskid hõlmavad nii tehisintellektisüsteemi protsesside piisavust kui süsteemi kuuluva tarkvara andmete ja teenuste konfidentsiaalsust, terviklust ja käideldavust. Tehisintellektisüsteem ja selle protsessid on integreeritud organisatsiooni üldistesse protsessidesse. Selleks, et tehisintellektisüsteemi riskide leevendamisest ja turvalisuse tõstmisest kasu oleks, peavad ka ümbritsevad protsessid ja süsteemid olema samal tasemel. Siin videos teeme eelduse, et organisatsioon juba kaitseb ülejäänud süsteemi ning käsitleme ainult tehisintellektisüsteemi komponente. Nagu me teame, võivad tehisintellektisüsteeme ähvardada igasugused ohud ja nende edukaks kaitsmiseks peame teadma, kuidas neid rünnata saab. Vaatame nüüd ühte tehisintellektisüsteemi näidet ja joonistame üles selle ründepinna. Selle näidissüsteemi huvipooled on kasutaja, teenustaja, tehisintellekti rakendusliidese ehk API teenustaja ja tehisintellekti mudeli treenija. Lisaks võivad kõik huvipooled suhelda ka kolmandate osapooltega. Vaatleme nüüd infoturvaohte, tehisintellekti spetsiifilisi ohte ning õiguslikke ohte. Esiteks, kui kasutaja suhtleb tehisintellektisüsteemiga, siis saab ta rünnata selle taristut, näiteks teenuse tõkestuse ehk ummistusründega. Pöörnäite või viibasüsti abil saab kasutaja tehisintellektisüsteemilt väljundeid, millele tal tegelikult ei tohiks juurdepääsu olla. Kasutaja võib isegi üritada tehisintellekti mudeli väljundite põhjal kopeerida tehisintellekti mudelit või selle treenimiseks kasutatud andmeid. Kasutaja võib isegi üritada AI-süsteemi vigase päringuga lihtsalt lõhkuda. Või veelgi enam, ta võib üritada veenda tehisintellektisüsteemi saladusi avaldama või petta süsteemi nii, et see käivitab pahatahtliku programmi koodi, mis annab kasutajale süsteemi üle kontrolli. Kui tehisintellekti rakendusliidese ehk API tarnija piirab juurdepääsu tehisintellekti mudelile, millele meie teenus toetub, ohustab see tõsiselt teenuse käideldavust ja tehisintellektisüsteem võib lõpetada töö. Kui API andja muudab meie sisendandmeid, mudeli treeningandmeid või mudelit ennast, tekib oht meie teenuse terviklusele ja see võib hakata andma ootamatuid vastuseid või käituma muidu imelikult. Lisaks, kui rakendusliidese tarnija infoturvatase on nõrk või tema tarkvaras on vead, võib ründaja saada juurdepääsu meie andmetele just sealt kaudu. Liigume nüüd edasi mudeli treenimist ja käivitamist mõjutavate ohtude juurde. Tehisintellekti mudeli treenija võib rakendusliidese teenustajale edastada mudeli, mis sisaldab tagauksi või mida ta on tahtlikult või tahtmatult treeninud mürgitatud andmetega. Ka siis, kui juba treenitud tehisintellekti mudelit peenhäälestatakse,
võivad baasmudelis sisaldunud nõrkused kanduda üle peenhäälestatud mudelile. Lisaks võib tehisintellekti mudel olla treenitud andmete peal, mille kogumiseks ja töötlemiseks treenijal tegelikult õiguseid ei olnud. Sarnaselt rakendusliidese ründepinnale on ka siin oht käideldavusele, kui mudeli treenija peaks mingil põhjusel piirama juurdepääsu oma mudelile. Näiteks ei luba seda enam kasutada, ei pikenda litsentsi. Selline oht kandub rakendusliidese kaudu edasi tehisintellekti kasutava teenuse käitajale ja kasutajale. On võimalik, et tehisintellekti rakendusliides tagastab meie teenusele väljundi, mis ei ole kasutuskõlblik, sest et kasutatud tehisintellekti mudel on olnud madala kvaliteediga või ohtlik. Teenustaja võib ka piirata kasutaja juurdepääsu meelevaldselt ja ohustada sellega süsteemi käideldavust. Veel võib teenus väljastada kasutajale ka mittekorrektseid päringutulemusi või väljastada tundlikke andmeid, kui seda pole küsitud. Rakenduste kasutamises võivad osaleda ka kolmandad osapooled. Näiteks võib teenus või rakendusliides kasutada mõnda muud pilvelt teenust. Kui päring edastatakse sellisele osapoolele, on täiendav oht, et kasutaja tundlikud andmed lekivad. Lekkida võivad ka kasutaja organisatsiooni ärisaladused või terve süsteemi äriloogika. Ning kui tavaline viibasüst tähendas, et kasutaja süstib sisendviipa, siis kaudne viibasüst tuleb mõnest muust allikast, enne või pärast kasutaja päringut. Näiteks võib mõni kolmas pool, kelle väljundiga tehisintellekti mudeli sisendit rikastatakse, süstida viipa oma väljundi kaudu. Nüüd, kui oleme uurinud ohte ründepinna kaudu, räägime nõuetest ja riskidest meie näidisrakendusele. Alustame infoturvariskidest. Kuna meie rakendus on pilvteenus, siis kehtivad sellele tavalised pilvteenuse nõuded. Pilvteenus peab olema käideldav, teenusele võivad juurde pääseda ainult isikud, kellel on selleks õigus ning kasutajad tohivad näha ja muuta ainult neile ette nähtud andmeid. Meie teenus sõltub veel ka tehisintellekti rakendusliidesest ja pilvteenuse majutajast, kellele saame delegeerida suure osa nende nõuete täitmisest. Samas peame majutajat usaldama. Peame tegema kindlaks, et nende infoturvatase on meie ja meie klientide jaoks piisav. Lisaks toob iga uus huvipool juurde käideldavuse riske. Pilvteenuse kasutamisel saadab kasutaja oma andmed pilve. Nii kasutaja kui teenustaja peavad teadvustama, et see tähendab andmete väljumist organisatsiooni piiridest. Kliendi andmed on nähtavad nii teenustajale, tehisintellekti rakendusliidese tarnijale kui pilvteenuse majutajale. Kui mõni neist huvipooltest asub väljaspool Euroopat, peab lisaks arvestama isikuandmete kaitse üldmääruse nõuetega. Kuna meie teenus sõltub tehisintellekti rakendusliidesest, peame arvestama ka riskidega, mis tulevad rakendusliidese tarnija allhankijatest. Teenustajate protsessid ja süsteemi komponendid ei ole alati selgelt kasutajatele nähtavad. Isegi kui teenustaja, näiteks rakendusliidese tarnija infoturvatase on meile vastuvõetav, ei saa me kontrollida, milline see on sisse ostetud komponentide loojatel. Meie näites ostis rakendusliidese tarnija sisse eelnevalt treenitud tehisintellekti mudeli. Selle mudeli kohta võib olla ka rakendusliidese tarnijal puudulik informatsioon. Seega ei saa ka meie tehisintellekti mudeli kohta kõike teada. Kui me oleme valinud välja tehisintellekti rakendusliidese tarnija või pilvteenuse majutaja, siis peame ka uurima, kui keeruline on neid vahetada teise tarnija või majutaja vastu, et mitte muutuda liialt sõltuvaks välisest huvipoolest. Kui meie tehisintellekti süsteem on valmis, peame vaatlema riske, mis on seotud süsteemi korrektse integreerimisega olemasolevatesse süsteemidesse. Peame analüüsima, mida võib kaasa tuua töötajate teadmatus. Kasutatav tarkvaraarendusmetoodika, kvaliteedihaldus, dokumentatsioon ja testimine peavad ühilduma ülejäänud süsteemides kasutatavate metoodikatega. Uurida tuleb andmete mittekorrektse varunduse ja kasutusega seotud riske. Ja nagu kõigi kriitiliste või andmeid sisaldavate süsteemide arendamise ja evitamise puhul peame arvestama suhtlusründega. Liigume nüüd tehisintellekti spetsiifiliste riskide juurde. On risk, et tehisintellekti lahendus ei saa oma ülesandega piisavalt hästi hakkama. Probleem võib olla sel juhul nii tehisintellekti mudelis kui selles, kuidas see on liidestatud. Samuti võivad tehisintellekti lahenduse väljundid olla kallutatud mõne ühiskonnagrupi vastu. Riskid kaasnevad sellega, kui tehisintellekt teeb otsuse ilma inimese vahenduse või järelevalveta.
Tehisintellekti laialdasel kasutuselevõtul on ka ühiskondlikud mõjud. Näiteks tööhõivele, kui tehisintellekti abil toimub mingi valdkonna automatiseerimine. Töövaldkondi on varemgi tehnoloogia arenguga kaasnevalt ära kadunud ja juurde tulnud. Kuid tehisintellektist tingitud muutused tõotavad olla kiired ja ulatuslikud. Samuti kerkivad esile eetilised küsimused, mis on seotud otsustega, mis mõjutavad inimeste elu. Kas tehisintellekti saab otsuse eest vastutusele võtta? Kas selle kasutamine on selliste otsuste juures üldse põhjendatud? Ühe täiendava riskina tuuakse alati välja ka tehisliku superintellekti teket. Superintellekt oleks võimeline iseseisvalt tegutsema ja end täiendama ning võib muutuda seeläbi ohjeldamatuks. Kuigi jõudsime juriidilist poolt veidi käsitleda, vaatame nüüd õiguslikke riske täpsemalt. Õigusaktide nõuetele mittevastavus võib kaasa tuua näiteks kahjunõude esitamise, kohtuvaidlused või järelevalveasutuste sanktsioonid. Halvimal juhul võidakse organisatsiooni tegevus peatada või hoopis lõpetada. Kahjunõuded, kohtuvaidlused ja sanktsioonid võivad omakorda kaasa tuua mainekahju organisatsioonile ning täiendava ajakulu töötajatele. Mainekahju omakorda võib vähendada klientide arvu ja tulusid, halvimal juhul võivad kliendid usalduse kaotada ja organisatsioon peab tegevuse lõpetama. Tehisintellekti ebaseadusliku kasutamise eest on võimalik määrata karistuseks trahv kuni 35 miljonit eurot või kuni 7% majandusaasta kogukäibest, olenevalt sellest, kumb summa on suurem. Viimastel aastatel on olnud mitmeid kohtukaasuseid, mis käsitlevad tehisintellekti mudeli treenimiseks kasutatud sisendi, näiteks teksti ja fotode autoriõiguste küsimust. Uuritakse ka, kes vastutab näiteks vestlusroboti väljundi eest. Tehisintellekti arendamine suunab õigusloomet ja kohtupraktika võimaldab õigusnormide ühtsemat tõlgendamist. Kõikides kategooriates on riske muidugi veel, aga need on alati süsteemi ja organisatsiooni spetsiifilised. Rääkisime riskidest meie näidisrakenduse kontekstis, aga lähemalt saate lugeda RIA tehisintellekti küberturvalisuse uuringu aruande 5. peatükist.